Paberil kirjutatud eksamid võivad jääda juba peagi minevikku. E-katse eksamid annavad koolile väga hea võimaluse katsetada, kas tehnika peab vastu, kas õpilased saavad süsteemis hakkama ja mismoodi muutub hindamine. Kuigi õpetajad ütlevad, et natukene vara on juba märtsis-aprillis katsetada. Kui amet näeb e-eksamites võimalust muuta hindamine paindlikumaks ja ajakohasemaks, siis koolide jaoks tähendab see kõige kiiremal ajal vara kevadel lisakoormust. Ja topeltkoormusega peavad toime tulema just põhikooli lõpetajad. Ajastuse poolest ma ütleks küll, et see on üsna selline, natuke vale, mina ütleks, sest praegu ongi liiga palju tööd. 9. peabki eksamiks ette valmistama, tegema neile proovieksamid ja kuna neil tuleb ju pabereksam, siis neil oleks ikkagi olulisem seda pabereksamit vaadata üle. Et võib-olla kui e-katse eksamitest rääkida, siis oleks see sügis natuke parem, et siis on aega rohkem, siis ei ole sellist pinget peal ja üleüldiselt lihtsam aeg. Ma arvan, et murekohaks on tehniline baas koolidel, kas me suudame kõik ühel ajal teha seda sama eksamit, kas arvutid päevad vastu, kas meil on kõik programmid olemas, mida meil vaja on, et see on minu jaoks kõige suurem mure. No aga samas te ütlesite, et on väga keeruline ka teada, mis te täpselt lastele õpetama peate, et mis te silmas peate? No olles matemaatikaõpetaja, siis ongi see, et milliseid programme lapsed tegelikult nendel e-katse eksamitel ja või siis ka pärast üldse eksamitel kasutama peavad, sest meil ei ole tegelikult seda infot täna. See info on väga minimaalne ja see teebki selle nagu teeb minu murelikuks, et kuidas seda teha siis. No e-katse eksamid peaksid olema teadupärast märts-aprill, meil on praegu veebruari lõpp, mismoodi on võimalik, et on selline olukord, et ei tea, mis te lastele õpetama peate? Ja lugesin tegelikult eile õhtul ja nägin 2 programmi, mida ja praegu, kuna meil on vahetult enne e-katse eksamit ka paberil proovieksam, siis ma pean sinna vahele kuidagi ära mahutama, selle keeruline on, aga tuleb leida see aeg. Õpetajate sõnul on ajastus keeruline. Täpset eksamisisu veel ei teata, ettevalmistuseks jääb vähe aega ning uus formaat tähendab lisakoormust nii õpilastele kui ka õpetajatele. Ometi on üleminekut vaja selguse huvides katsetada. See aitab meil kaardistada välja kitsaskohad nii koolide jaoks kui ka meie endi jaoks, et mida peaks veel arendama. Aga mida võidavad sellest õpilased, et tegelikult kõikide e-katse eksamite tulemustel saavad nad teada need kitsaskohad, millele võib-olla veel enne päris eksameid tähelepanu pöörata. Jah, 3 aasta materjali selle lühikese ajaga ära ei õpi, aga siiski mingid indikaatorid, et millele veel tähelepanu enne päris eksamit pöörata, selle saab kätte. See annab ka tegelikult sellele õpilasele, kes sellel aastal eksamile läheb, annab võimaluse ikkagi veel enda sees keskendunult analüüsida, mida ma oskan ja mida ma veel peaksin veidikene kordama. E-katse eksamid annavad märtsis ja aprillis esimese teadmise, kas Eesti koolid on valmis üle minema digitaalsele lõpueksamile. Küsimus on, kas digitaliseerimine muudab hindamise paindlikumaks ja ajakohasemaks või seab koolid ja õpilased uute väljakutsete ette.